Tere, head ajaloohuvilised! Te vaatate 7. osa Ameerika Ühendriikide ajalugu tutvustavast saatesarjast lühidalt Ameerika Ühendriikidest. Eelmise ja tänase saate vahele on jäänud pikem paus. Mul on olnud palju tegemist, siiski üritan ennast kokku võtta ja täita oma algse eesmärgi, milleks on jõuda Ameerika Ühendriikide ajalooga välja tänapäeva. Tänane saade tuleb tõenäoliselt ka eelmistest lühem. Mul on täna käsitleda ainult üks teema ja selleks teemaks on 1812. aasta sõda. Meile, eestlastele, tulenevalt meie geograafilisest asukohast, tõenäoliselt seostub 1812. aasta sõda Napoleoni sõjakäiguga Venemaale. 1812. aasta suvel tungis Napoleon Bonaparte ehk Prantsusmaa ise hakanud keiser Napoleon I oma niinimetatud La Grande armeega, kuhu kuulus umbes 600 000 meest, Venemaale. See armee ei olnud muidugi selline üks suur kolonn, see oli jagatud 3 ossa. Ja seda sõda, mis siis Napoleoni vägede ning venelaste vahel järgnes, on muuseas Nõukogude ajaloos nimetatud ka 1812. aasta isamaasõjaks. Ehk siis Nõukogude ajaloos oli 2 isamaasõda. Esimene siis just nimelt see 1812. aasta isamaasõda ning teiseks isamaasõjaks, nagu me teame, oli Nõukogude ajaloos suur isamaasõda, mis siis kestis aastatel 1941 kuni 1945 ja oli osa teisest maailmasõjast. See Napoleoni sõjaretk Venemaale 1812. aastal on siis põhimõtteliselt osa Napoleoni sõdadest. Kuna meie saade aga keskendub Ameerika Ühendriikide ajaloole, siis mina siin pean 1812. aasta sõja all eelkõige silmas sõda, mis toimus Põhja-Ameerikas Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide vahel. See sõda algas siis samuti 1812. aastal suvel, umbes samal ajal, kui Napoleon ka oma tohutu armeega Venemaale tungis. Kas see sõda Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia vahel on osa Napoleoni sõdadest? Selles suhtes on ajaloolased eri arvamusel, kas Ameerika Ühendriigid olid Prantsusmaa liitlased, kui nad Suurbritanniat ründasid. No tõenäoliselt ikkagi mitte. Niisiis võib ka ütelda, et tegemist on täiesti eraldiseisva episoodiga maailma ajaloos. Igal juhul 1812. aasta suvel kuulutasid Ameerika Ühendriigid peale mõningat arutelu sõja Suurbritanniale. Ja sellel sõjakuulutusel olid siis mõned ametlikud põhjused ja need võib laias laastus jagada 2 punkti. Esiteks probleemid merel ning sellest tulenev ameeriklaste rahvusliku uhkuse riivamine ning indiaani probleem põhiliselt loode territooriumil. Mida siis siin täpselt silmas pidada? Probleemid merel. Esiteks olid probleemid merel olnud Ameerika Ühendriikidel nii Prantsusmaa kui ka Suurbritanniaga ja need probleemid olid alanud juba kohe peale Ameerika Ühendriikide iseseisvumist ning kestsid sinna ajani. Probleemid eskaleerusid veel omakorda 1806. aastal, kui nii Suurbritannia kui Prantsusmaa kuulutasid välja teineteisele mereblokaadi. Põhiliselt häiris siis ameeriklasi see, et britid otsisid merel pidevalt läbi Ameerika Ühendriikide laevu. Nad otsisid nende laevade pardalt oma sõjaväest, oma Suurbritannia mereväest siis deserteerunud madruseid meremehi.
olud Briti laevastikus olid tol ajal väga karmid, seetõttu tihti mehed laevadelt deserteerusid ning asusid teenistusse Ameerika Ühendriikide laevadele. Ja see oli üks põhjus, miks siis britid pidevalt, eriti ülbelt Ameerika laevu peatasid, läbi otsisid ja see riivas ameeriklaste rahvuslikku uhkust. Lisaks värbasid ka siis britid ameeriklaste seast endale meremehi madruseid ning see ei meeldinud ka teatud ringkondadele Ameerika Ühendriikides. Niisiis probleemid eskaleerusid seoses mereblokaadidega, mis Suurbritannia ja Prantsusmaa üksteisele kuulutasid. Ehk siis britid kuulutasid välja just nimelt mereblokaadi Napoleoni Prantsusmaa vastu. See tähendas seda, et britid üritasid siis lõigata Prantsusmaa ära nii oma kolooniatest kui ka kõikidest teistest riikidest, takistades siis kaubavahetust Prantsusmaa ja teiste riikide ning oma kolooniate vahel. Ja sisuliselt ka siis keelati teistel riikidel Prantsusmaaga kaubanduslikult suhelda. Samasuguse blokaadi kuulutas ka Napoleon brittide vastu. See blokaad kandis kontinentaalblokaadi nime. Mõlemad teineteisele kuulutatud blokaadid siis algasid 1806. aastal ning eesmärgiks oli siis jätta vastane isolatsiooni ning seeläbi sisuliselt majanduslike sanktsioonide abil survestada vastast võtma vastu endale sobivaid siis tingimusi. Ning see siis kõik häiris kokkuvõttes Ameerika Ühendriike ja oli üks sõja kuulutamise põhjuseks. Ehk siis mõlemad osapooled, nii Prantsusmaa kui Suurbritannia, ka siis takistasid teistel riikidel kaubavahetust ja majanduslikku suhtlust oma vastasega. Ning teiseks oluliseks punktiks, mida võib siis eraldi välja tuua, olid probleemid loode territooriumil indiaanlaste ja Ameerika Ühendriikide vahel ning Ameerika Ühendriigid siis väitsid, et britid toetasid indiaani mässulisi hõime ja õhutasid neid USA vastu üles. Näiteks andsid neile relvi ja andsid neile ka lootust, et indiaanlastel oleks justkui kuidagi võimalik vastu astuda valgete asunike ekspansioonile ning indiaanlastel oleks justkui mingisugune võimalus brittide toetusel moodustada näiteks loode territooriumil oma riik. Ja see oli ka siis üheks põhjuseks, miks Ameerika Ühendriigid brittidele sõja kuulutasid. Siinjuures tasub mainida, et mitte kõik ei olnud selle sõjakuulutuse poolt Ameerika poliitilistest jõududest. Sõda õhutasid vabariiklased, teadupärast vabariiklaste toetajad olid põhiliselt lõunaosariikides ning piirialadel. Sõja vastu aga olid föderalistid ja föderalistide partei tugipunktiks oli Uus-Inglismaa. On ka alternatiivsed põhjused, miks see sõda Ameerika Ühendriikide poolt Suurbritanniale kuulutati ja räägin ka nendest mõne sõnaga. Alternatiivse nägemuse järgi oli sõjakuulutuse eesmärk lüüa britid välja Põhja-Ameerikast ning hõivata ise kogu Põhja-Ameerika Hispaania valdustest Mehhikost siis põhja poole jäävatel Põhja-Ameerika aladel. Ja teised ajaloolased jällegi vaidlevad vastu, ei, ameeriklastel ei olnud sellist plaani,
oli ainult soov vabaneda sellest indiaani probleemist ning taastada oma rahvuslik uhkus. Samas on seesama pool ka möönnud, et isegi kui eelnev ei olnud põhjus selle sõja kuulutamiseks, siis nähti seda, ehk siis seda, et britid lüüakse välja ning hõivatakse kogu Põhja-Ameerika võimaliku sõja tulemusena. Sõja eelduseks aga oli üldse see, et Suurbritannia oli osalenud teatud pausidega Prantsusmaa vastases sõjas alates 1793. aastast ning seetõttu Suurbritannia oli sõjast just suhteliselt räsitud. Ega üks-ühele ei oleks Ameerika Ühendriigid suutnud Suurbritanniaga sõda pidada. Suurbritannia oli endiselt maailmariik ning kuigi nende samade Põhja-Ameerika idaranniku kolooniate kaotus oli olnud Briti impeeriumile tõsiseks hoobiks, siis ei jäänud ka britid väga kauaks nuurutsema ja laiendasid oma territooriumi, oma ülemere kolooniaid edasi nii Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, Aasias, Okeaanias ja hõivati lisaks olulisematele territooriumidele, mida me teame, nagu näiteks India ja Austraaliaga rida väiksemaid alasid ja hulgaliselt väiksemaid saari saarestikes. Niisiis ei oleks Ameerika Ühendriigid suutnud sõdida niimoodi üks-ühele Briti maailmariigiga. Kuid, nagu juba öeldud, oli brittidel ka muud tegemist ja brittide vastaseks oli siis Prantsusmaa ning selle liitlased ning tõenäoliselt ameeriklased, kuulutades sõda Suurbritanniale, eeldasid, et Napoleon purustab kõigepealt Venemaa, sest Venemaale ta just oma suure väega oli tunginud. Seejärel aga on brittide kord ning eeldati, et Briti impeerium purustatakse Napoleoni poolt ning selle riismed jagatakse lihtsalt võitjate vahel ära. Seetõttu arvasidki siis ameeriklased ühe nägemuse kohaselt, et tuleks nagu seda probleemi või seda tulemit, tõenäolist tulemit ennetada ning krahmata endale ka siis mingisugused territooriumid sellest purustatud Napoleoni poolt õige pea purustatavast Briti impeeriumist. Ja no miks siis oli üldse vaja ameeriklastel tohutut territooriumit Kanadas ja kogu Põhja-Ameerikas? Tõenäoliselt olid mingisugused ringkonnad juba ammu aru saanud, kui oluline on tegelikult maa ise ehk siis territoorium. Nimelt Ameerika Ühendriigide rahvaarv teadupärast kahekordistus iga 24 aasta tagant ning maad oli ju vaja. Seda oleks võinud hiljem siis ka kas või uusasunikele edasi müüa ja kuigi maad müüdi uusasunikele äärmiselt odava hinnaga, siis arvestades tohutut territooriumi oli ka sel viisil ikkagi võimalik teenida ning samuti võisid need tohutud asustamata alad, mis olid küll mingil määral asustatud indiaanlastega, siiski peita oma maapõues ka mingisuguseid tähtsaid maavarasid ja kulda näiteks tõepoolest ju hiljem ka leiti. Niisiis võib ka seda näha mingisuguste ringkondade poolt põhjusena tungida siis kallale Suurbritanniale. Teadupärast oligi ju tegelikult suur osa Ameerika Ühendriikide territooriumist üldse enamjaolt mingisuguste suurmaaomanike käes ja ega Ameerika Ühendriigid ei olnudki mingisugune võrdsete ühiskond, niisiis teatud mõjugrupid olid huvitatud Suurbritanniale sõja kuulutamisest. Teised mõjugrupid aga eesotsas Uus-Inglismaa juhtivate jõududega olid selle sõja vastu,
sest Uus-Inglismaa oli hoopis tihedamates kaubanduslikes sidemetes Suurbritannia ja selle kolooniatega, eelkõige Kanadaga, kui teised lõunapoolsed osariigid ning lisaks sellele oleks Uus-Inglismaa ka sõja korral brittide vasturünnaku puhul jäänud esimesena löögi alla, eeldades, et see vasturünnak oleks tulnud siis põhiliselt Kanada territooriumilt. Ning teadupärast juba iseseisvussõja aastatel ei olnud ju mitte sugugi kõik Ameerika elanikud toetanud seda plaani astuda välja siis Briti impeeriumist ja luua oma iseseisvate riikide liit. Umbes 20% Ameerika elanikest olid olnud ju niinimetatud lojalistid või toorid, kes siis olid pidanud õigemaks jääda truuks Briti troonile. Et selline vastuseis sellele sõjale oli täiesti olemas, eelkõige Uus-Inglismaal. Brittide endi jaoks oli see ameeriklaste sõjakuulutus aga reeturlik noahoop selga ajal, mil nemad siis võitlesid kõigi ühist sõda euroopalike väärtuste nimel Napoleoni vastu. Nüüd mõne sõnaga ka sõja käigust. Sõda algas ameeriklastele ebaõnnestunult. Esiteks oli ameeriklaste sõjavägi sel hetkel, kui nad sõja kuulutasid, väike, sinna kuulus umbes 7000 meest. Uus-Inglismaal tekkisid kohe sõjavastased rahutused, eriti Baltimoris, kus oli ka siis inimohvreid, ning föderalistidest kubernerid Uus-Inglismaal ei kutsunud kokku maakaitseväge, mis oleks siis lisanud veidikene võimu Ameerika sõjaväele. Nimelt, maakaitsevägi tuli kokku kutsuda konstitutsiooni kohaselt siis, kui Ameerika Ühendriike ründab välisvaenlane. Praegusel juhul aga kuulutasid Ameerika Ühendriigid ise Suurbritanniale sõja ja tõepoolest konstitutsiooni järgi ei olnud kuberneridel sellisel juhul kohustust maakaitseväge kokku kutsuda ja seda nad ka ei teinud. Kanadalased ei toetanud ameeriklasi, vaid hakkasid neile hoopiski vastu. Ameeriklased olid lootnud, et kui nad ründavad Kanadat, siis kanadalased hakkavad samuti võitlema Briti impeeriumi vägede vastu, nii nagu ameeriklased ise olid iseseisvussõjas siis oma vabaduse nimel võidelnud. Kanadalased aga ei näinud ameeriklastes vabastajaid, vaid ikkagi hoopiski agressorit ning ei liitunud siis brittide vastase sõjaga, vaid vastupidi, hakkasid võitlema ühes brittidega ameeriklaste vastu. Samuti olid probleemid ameeriklaste sõjaväe juhtkonnas. Ameeriklased ründasid siis Kanadat 3 kolonnis ning eesmärk, sõjaplaan oli iseenesest väga lihtne. Sulgeda, blokeerida St. Lawrence'i jõe suue ning selle suudme alad siis vallutada tähtsamad linnad, eelkõige Montreal, ning seejärel eeldati, et omadest ära lõigatud Briti üksused seal Kanada sisemaal alistuvad ja sõda võidetakse kergelt. Paraku esimene sõjavägi, üks kolonn, mis siis tungis Kanadasse, löödi tagasi, teine keeldus üldse üle piiri minemast ning Montreali vallutamine ei tulnudki kõne alla, vastupidi, hoopiski britid hõivasid Detroiti, mis oli tol ajal küllaltki oluline kindlustatud punkt ning samuti olukorda kasutasid ära indiaanlased. Nimelt siis loodealadel oli Shawnee pealik Tecumseh loonud korraliku indiaani hõimude konföderatsiooni ning asusid siis samuti indiaanlased brittide
poolel võitlusesse Ameerika Ühendriikidega, tõenäoliselt siis lootuses saavutada mingisugune iseseisvus seal loode territooriumil brittide abiga. Ka edelas alustasid kriigi hõimud ülestõusu Ameerika Ühendriikide vastu. Sõja jätkudes aga saavutasid ameeriklased ikkagi järk-järgult edu. Britte võideti merelahinguis, näiteks Erie järvel, edu saavutati ka maismaal ja järk-järgult alistati ka indiaanlased. Edelas alistas kriigid tulevane Ameerika Ühendriikide president kindral Andrew Jackson ning ka loodealade Tecumseh konföderatsioon ikkagi sõja lõpuks purustati ning Tecumseh ise hukkus lahingus. Korraks muutus aga olukord veel 1814. aasta kevadel. Nimelt alistus 6. aprillil 1814. aastal Napoleon esimene ja Napoleoni sõjaretk Venemaale oli täielikult läbi kukkunud, tema tohutust armeest, kuhu siis kuulus umbes 600 000 meest, pääses tagasi Prantsusmaale või kusagile sinna Kesk-Euroopasse vähemalt umbes 20 000 meest. Napoleonil endal aga õnnestus ikkagi põgeneda ning tagasi Prantsusmaale jõuda. Igal juhul, kui nüüd prantslasi tabasid kõikidel rinnetel sellised ebaõnnestumised, siis 6. aprillil Napoleon alistus ja ta saadeti asumisele. Niisiis oli nüüd brittidel võimalik pöörata rohkem tähelepanu ka sõjale Põhja-Ameerikas. Ja Ameerikas tekkis ka siis selle tõttu, et Napoleon niimoodi alistus, ka kerge paanika ja Uus-Inglismaa föderalistid kutsusid ka kokku mingisuguse oma kongressi, kus nad hakkasid siis pidama plaane, kuidas edasi käituda ja oli ka selliseid jõude, mis pidasid õigeks hakata pidama separaatrahu läbirääkimisi brittidega või astuda üldse Ameerika Ühendriikide koosseisust välja. 24. augustil muuseas vallutasid britid ka Washingtoni ning põletasid maha administratiivhooned. Iseenesest sellel võidul ei olnud mingisugust strateegilist tähtsust, sest Washington oli tol hetkel veel väike linnake. Washingtoni oli hakatud rajama 19. sajandi alguses, kuid sellel sündmusel oli ikkagi selline sümboolne tähtsus ja tegemist on hea fakti või viktoriini küsimusega. On ikkagi huvitav teada, et praegu tohutu võimsa maailmariigi USA pealinn on kunagi 24. augustil 1814. aastal vastaspoole poolt sõja käigus maha põletatud ning see põletati siis maha brittide poolt. Peale seda aga suundus Briti vägi Baltimore'i vallutama, piiramine aga ebaõnnestus ning britid said lüüa ka merelahingus Champlaini järve ääres. Niisiis kokkuvõttes ei õnnestunud ikkagi kummalgi poolel saavutada sellist püsivat edu ning läbimurret selle sõja käigus. Mõlemad pooled olid sõjast tüdinenud ning hakkasid otsima võimalusi sellest sõjast väljuda. Rahulepingule kirjutati alla Belgias Gentis 24. detsembril 1814. aastal ja see jõustus 1815. aasta veebruaris, kui kongress oli selle ratifitseerinud. Vahepeal luhtus ka brittide ekspeditsioon New Orleansi vallutamiseks. 8. jaanuaril 1815. aastal toimus lahing Briti ekspeditsiooniväe ning ameeriklaste väe vahel, mida juhtis kindral Andrew Jackson, tulevane Ameerika Ühendriikide president.
Ning ka sellel võidul ei olnud tegelikult sellist strateegilist tähtsust, seda enam, et lahing peeti siis, kui rahulepingule oli juba alla kirjutatud, lihtsalt info selle kohta, et rahulepingule on juba alla kirjutatud, ei olnud veel sinna New Orleansi jõudnud. Küll aga oli see selline omamoodi punkt sellele sõjale ja kuna ameeriklased selle lahingu New Orleansi juures võitsid, siis jäi ka mulje, nagu oleks ameeriklased võitnud kogu sõja suure pauguga ning Ameerika Ühendriikides vallandus tohutu eufooria ning patriotismi laine. Aga nüüd siis sõja tulemustest. Sõja tulemuseks oli status quo ante bellum ehk siis säilis põhimõtteliselt sõjaeelne situatsioon. Mõlemad osapooled pidasid ennast selle sõja võitjateks ja siinjuures tekibki kohe küsimus, et kes olid siis kaotajad. Sõja üheks kaotaja pooleks olid indiaanlased. Nende lootus rajada loode territooriumil oma riik brittide abil ebaõnnestus, indiaanlased tundsid ennast reedetuna, samas ei olnud brittidel ka enam väga võimalust oma indiaani liitlaste eest rahu läbirääkimiste laua taga seista, kuna neil ei olnud ette näidata mingisuguseid suuremaid sõjalisi saavutusi. Niisiis kokkuvõttes olid indiaanlased sunnitud nendelt aladelt üldse lahkuma, pagema teisele poole Mississippi jõge ja mõningad indiaani hõimud, nagu näiteks Cherokeed, kes olid toetanud selles sõjas pigem Ameerika Ühendriike, jäid ka veel USA territooriumile küll püsima, kuid ka nendega tegeldi järgnevate aastakümnete jooksul ja Cherokeed ning teised hõimud saadeti ikkagi asumisele, nad küüditati Oklahomasse indiaani territooriumile, kuid see on tulevaste saadete teema. Niisiis Ameerika Ühendriike tabas tohutu patriotismi laine. James Madison sai äärmiselt populaarseks. James Madison oli siis Ameerika Ühendriikide president selle sõja ajal. Teiseks osapooleks aga, keda võib pidada selle sõja kaotajaks, oli föderalistide partei. Nimelt föderalistid olid siis olnud ju selle sõja vastu ning olid võtnud ka siis vastu mingisuguse avalduse, mis oli selle sõja vastu, kus otseselt küll ei lubatud lahkuda Ameerika Ühendriikide koosseisust, kuid mõisteti igal juhul see härra Madisoni poolt peetud sõda räigelt hukka ning see avaldus, föderalistide avaldus, jõudis Washingtoni mõni päev peale seda, kui olid Washingtoni jõudnud juba uudised siis selle rahulepingu alla kirjutamisest, et kokkuvõttes föderalistide selline ennustus, nagu nüüd peale Napoleoni mängust välja minekut britid suudavad kuidagi Ameerika Ühendriike fataalselt kahjustada ning kogu see sõda oli vale samm, ei pidanud ikkagi paika, seetõttu langesid nad äärmisesse ebapopulaarsusesse ning põlu alla. Sisuliselt föderalistide partei lakkas olemast ning järgneva tosina aasta jooksul oli Ameerika Ühendriikides sisuliselt ühe partei süsteem, valitses vabariiklik partei. Kanadalased leidsid selle sõja käigus oma identiteedi. Sellest ajast peale oli kindel piir kanadalaste ja ameeriklaste vahel. Kanadalased mõistsid, et nad ei ole ameeriklased, nad on kanadalased ning USA ekspansioon põhja suunal peatus igaveseks. Jah, mingisuguseid piiriõgvendusi küll järgnevate aastakümnete jooksul tehti, kuid jah, Ameerika ei laienenud enam
põhja suunas Kanada jäi kindlalt brittide võimu alla. Britid samas ei kimbutanud enam Ameerika Ühendriikide laevu Atlandil. Kuna Napoleon oli võidetud, siis kaotas ka see mereblokaad igasuguse aktuaalsuse ja ajaloolased on väitnud, et tänu sellele sõjale ikkagi britid edaspidi kohtlesid Ameerika Ühendriike kui võrdväärset partnerit, mitte mingisugust alamat riiki. Ja seetõttu üldlevinud arvamus on see, et see sõda oli ikkagi Ameerika Ühendriikidele väga kasulik, et kindlustada oma rahvusvaheline positsioon. Ja ühtlasi oli tegemist ka viimase sõjaga Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia vahel. Kõik ülejäänud piiriprobleemid ja muud küsimused lahendati diplomaatilisel teel ning ajalooliselt on Suurbritannia Ameerika Ühendriikide kindel liitlane Euroopas. Nii palju siis 1812. aasta sõjast Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia vahel. Järgmises saates juba uued teemad. Kõike head ja uute kohtumisteni!